Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja teen teile kiire ülevaate Notebook LM-ist. Notebook LM-i juurde te saate siis, kui te olete oma postkastis või Drive'is, kui te selle ruudiku peale klõpsate ja natukene kerite ja otsite vot sellist ikooni, kus on siis sellist kolm joonekest ja klõpsan selle peale ja teile avatakse siis teie märkmik. Minul on siin neid märkmikke juba üsna palju, teil võib esialgu olla tühi, siis te peate hakkama looma märkmiku, aga kui ma võtan nüüd ühe märkmiku lahti ja näitan, mis põhimõttel see töötab, siis see tähendab seda, et see märkmik on jagatud nagu kolme osasse, vasakul pool on allikad, keskel on vestlusaken ja paremal on selline õppestuudio, mis aitab mul õppida. Nii et allikate lisamine on nii, et ma klõpsan lihtsalt plussi peal, saan lisada kas Drive'ist või linke või teksti kleepida või faile panna. Samuti see avastage on see, et ma kasutan Google'i otsingut ja ta lisab. Allikate puhul ma saan määrata, et millist allikat ma parasjagu kasutan, et kas ma kasutan kõiki või ühte, et kõiki alati pole ka mõtet kasutada. Vestlusaken töötab üsna sellel põhimõttel, nii nagu juturobotite aken töötabki. Ainuke asi on see, et ta ei salvesta seda vestlust ja see stuudio loob siin nüüd väga palju erinevaid asju, et on võimalik luua heli- ja videoülevaade mingi allika põhjal, on võimalik teha mõttekaarte, aruandeid erinevat tüüpi, sõnakaarte, viktoriine ja kõik, mida ma olen loonud, on mul siin all olemas, nii et kui ma nüüd võtan näiteks ühe sellise mõttekaardi lahti, siis te nüüd näete, et kuidas ta ühe allika põhjal on loonud mõttekaardi. Nii, paneme selle jälle kinni, lähme stuudiosse tagasi või siis ta on näiteks teinud mulle viktoriini, nii et, et neid kõiki asju peab katsetama ja vaatama, et siin vastan mingisugusele küsimusele, võtan järgmised, ta on ise need automaatselt siis loonud. Ja see ongi tegelikult selline suurepärane koht materjalidega töötamiseks, õppimiseks, ülevaadete tegemiseks. Ja mul on siin paremal pool olemas ka seaded, kus ma saan siis määrata väljundi keele, mul on see määratud siin eesti keeleks, vaikimisi, kui mu Google on eestikeelne, ta teeb seda ka, ma saan režiimi siin määrata, plussile üle ei lähe praegu ja tegelikult teil on võimalik ka kõiki neid oma tööviikuid siis jagada, et kui ma klõpsan jagamisnupu peale, siis ma näen näiteks, et vot seda on jagatud mul juba ühe siis sellise katsekontoga, nii et vajadusel te saate siis neid jagada ja kui siis see inimene läheb sellele kui tema läheb siis oma postkasti, siis talle tuleb kiri, et vot temaga on siis jagatud ühte sellist notebooki ja siis ta saab minna sinna sisse. Nii, ma vahetan praegu konto ära, et ma olen nüüd see HT katsetab ja siis näete, siis ma näen ka neid asju, mis siin on, aga mina nüüd ei saa siin hakata neid looma, sellepärast, et minuga jagati ainult siis seda versiooni, et ma näen neid asju, aga ma saan tegelikult nende järgi õppida. Nii et tegelikult, kui ma õpetajana loon mingisuguse asja valmis, siis õpilased saavad sinna minna ja siis selle abil õppida. Ma muidugi ei näe, kuidas ta seda kasutas või mida õppis, et seda analüütika poolt nagu ei ole. Nii et suurepärane võimalus õppimiseks, õpetamiseks, uurimiseks, katsetage ja proovige ja mul on tehtud ka iga selle osa kohta täpsustav video, et kuidas need asjad siis täpselt käivad, et kui tahate veel täpsemalt teada, et kuidas neid sõnakaarte teha või allikaid lisada või videoülevaateid teha. Jõudu!